Elektriarve võtab silmanurga märjaks, eks? No aga Sutt ütles sulle ju, et sul on väiksem elektriarve kui soomlastel on. Ei vasta tõele. EKRE on rääkinud 6 aastat, kuidas elekter tuleb odavaks saada. Ja me teame, me oleme rääkinud ja me räägime uuesti. Kõigepealt CO2 tuleb võtta elektri hinnast välja. Teiseks, tuule ja päikese subsideerimine tuleb ära võtta. Selle maksad sina kinni. Kolmandaks, tuleb ära lõpetada võrgu ümberehitamine tuulele ja päikesele, sellepärast et see teebki ju võrgu hinna kalliks. Kõik need akupangad, stabiliseerimisrahad, subsideerimised, kõik need võimalikud roheenergia toetusskeemid, need lähevad ju võrgutasusse. Meil ei ole vaja ehitada uut gaasijaama, meil on vaja rohkem toota põlevkivielektrit. Põlevkivielektri saab odavaks, kui ära võtta sealt seest peale CO2. On vaja ära võtta veel keskkonnatasud ja või kõik võimalikud aktsiisitasud, millega koormatakse meil. Mida rohkem me põlevkivielektrit toodame, seda odavam on elekter. Ja loomulikult tuleb börs ära lõpetada. Börs ei ole meil mingi börs, ei ole mingi turg, see on pettus, see on šarlatanide raha kogumise viis, kus sinu taskust võetakse raha, et mingisugused, isegi mitte elektritootjad, vaid vahendajad saaksid rikkaks. Kui me kõike seda teeme, on Eestis elekter sama odav, nagu ta oli siis, kui viimati EKRE oli võimul, ehk 3 senti kilovatist. 3-4 senti on täiesti tehtav. Meil ei ole vaja hakata inimestele toetusi maksma, meil ei ole vaja mitte midagi teha, me peame põlevkivi elektrit palju tootma ja odavalt ja me oleme tagasi seal, kus kõik jõudsid oma kodu soojas hoida ja valged hoida ja ettevõtted ei pannud uksi kinni. EKRE-l on lahendused, meid tuleb toetada ainult.